Nii, ma olen homme minemas Horvaatiasse ning ma pean täna kell 7 umbes magama minema, mis on juba paari tunni pärast. Ning nüüd mul on aeg oma kohver ära pakkida ja siis check-in teha ning vaadata, kas mul on vaja lisapagasit. Aga hakkamegi siis praegu kohvrit pakkima. Nii, mul on nüüd riided enam-vähem käsipagasisse ära pakitud ja järgmisena on siis lisapagas, kuhu lähevad siis vedelikud ja muud sellised tehnika asjad, aga ma näitan teile, kuidas see on. Nii, siinpool on kõik siis mu riided, seal on ujumissussid, ujukad kõik ja siin kotis, see on mu rannakott ja siis siin sees on veel mõned riided, mis siia kõrvale sahtlisse ära ei mahtunud. Ja tundub, et väga palju ma shopata seal ei saa, kuna mu kohver on üllatavalt väga täis. Me jõudsime Splitti varahommikul ning esimese asjana me otsisime kusagil, kus hommikus süüa. Siis me tahtsime oma käsipagasi kohvrid ära anda, me leidsime selle jaoks ühe koha ning edasi me vaatasime ringi vanalinnas ja siis jõudsime ka ühe mäe otsa ning juutide surnuaeda. Ja tahaks ära mainida, et Split meenutas täiega Kreetat ja Itaaliat, et oli nende kahe kombinatsioon ning hästi mõnus selline mereäärne linnakene. Teisel päeval külastasime Krõka rahvusparki. Vaatajad sinna teel olid väga ilusad. Me võtsime sellise bussireisi, kus oli ligi 60 inimest. Aga ilm oli nagu oli, et päeva esimeses pooles saime nautida. Käisime isegi veine degusteerimas. See oli siis bussireisi osa. Ning edasi läksime ujuma. Ja nagu taevast on näha ka, siis ilm nagu hakkab käest ära kiskuma. Ning õnneks me jõudsime ühe korra ujumas ära käia ja siis peale seda läks kõik väga teistmoodi. Nii, täna on Splitis siis teise päeva õhtu. Ilm ei ole kõige parem, terve päev on sadanud ja me täna käisime Krõka waterfalli juures, kus sadas ka terve päev, ehk me oleme nagu märjakoerad tulime koju. Aga täna me kokkame siis kodus, teeme söögi valmis endale, saame magustatuks tiramisut ja homme pidi parem ilm olema ning loodame, et homme saab siis, ma ei tea, randa minna või siis natuke päikest võtta. Et jah, igatahes reisi algus on olnud natukene konarlik, aga ma olen nii kindel, et see kõik läheb jälle ülesmäge. Ja ma mingi hetk teen ka meie selle room touri, ehk siis näidata, kui äge majutuskoht meil tegelikult on siin. Kätte on jõudnud kolmaspäev ning päeva esimesel poolel ma väga palju ei filminud, kuna me esimese poole veetsime tegelikult Shopates Mall of Splitis ning õhtul otsustasime uuesti vanalinna minna
ja õhtul pimedas on see ka väga-väga ilus. Neljanda päeva me veetsime täielikult merel, et saime nautida ilma ning päevitada, väga-väga palju päevitada. Ja siis vahepeal ükskord saime ka mandrile, külastasime ühte väikest saarekest ning siis taaskord olime laeva peal ja võib öelda, et õhtu lõpuks olin ma väga ära põlenud, mis siis, et ma iga tunni tagant päiksekreemi panin. Meil oli laevapaketi sees ka lõunasöök ning selline nägi välja meie toit. Võin öelda, et maitse oli parem kui see välimus. Sel viimasel päeval me jõudsime lõpuks ka randa, et kõigepealt sõitsime bussiga kesklinna, kus me pidime siis uue bussi võtma, et randa minna. Aga kesklinnas me saime teada, et paar nädalat enne oli suur torm olnud ja seetõttu me pidime randa sõitma tuk-tukiga. Ja kuna rand oli kõigest 30 minuti kaugusel kesklinnast, siis me otsustasime tagasi jalutada. Täna on meil viimane öö Splitis ning me just käisime oma viimasel õhtusöögil. Käisime mingis pitsakohas, mida soovitati. Ning hetkel on käimas täismahuline kohvri pakkimine, kuna natuke sai shopatud, siis on natuke keeruline selle kohvri kinni saamisega, aga homme peame hommikul viimastes pakkima ning siis vaatab, kuidas kohvriga hakkama saab, aga kuidagi mahuvad ikka kõik asjad ära. Aga ma näitan ka. Hetkel on enamus riide mul siin ära pakitud ning siia lähevad jalanud pluss uued asjad, mida ma ostsin. Ja arvatavasti peab hakkama kohvri korralikult suruma.
nii, me oleme nüüd viimased pool tundi veel oma majutuses. Kõik asjad on meil pakitud, ma just filmisin ka selle room touri, et näidata, milline see majutus meil on. Minu arust üks parimaid Airbnb-si, kus ma ööbinud olen. Aga täna meil on plaanis siis minna Trogiiri. See on üks väike linnake siis lennujaamast edasi. Ja siis me lähmegi juba lennujaama ja südaööl maandume tagasi Eestisse. Ja kuna ma olen väga põlenud, siis ma panin selga pluusi ja riided, mis maksimaalselt mind katavad.